Tere päevast! Minu nimi on Mait Rahi ja ma olen siis kiire internetiühenduse võrgu projektijuht Enefitis. Ja Enefit on tänaseks selle operaatori-neutraalse kiire internetivõrgu ehitusega tegelenud circa 6 aastat juba. Ja hetkel on meie võrgul isegi enam kui 77 000 sellist aadressi, kes omavad selle kiire internetivõrguga liitumise võimalust. Ja kuskil natukene vähem kui 1/3 on tänaseks seda võimalust ka kasutanud. Sellest 77 000 osad on täna ka veel hetkel ehituses, nii et kõik ei ole veel valmis ja seda võrku me ehitame kogu aeg pidevalt juurde. Ja nüüd 2 sõnaga ära öelda, et mis asi see üldse on, siis tegelikult me räägime fiiberoptilisest sidevõrgust, kus see optiline kiud jõuab siis iga kliendi enda tuppa koju, kus kohas ta siis reaalselt seda teenust kasutama hakkab. Ja tänu sellele on meil võimalik pakkuda sidekiiruseid 1 gigabiit ja tegelikult ka enam. Et põhimõtteliselt ei ole seal tavakasutaja jaoks ja ka professionaalsema kasutaja jaoks nagu piiranguid selles osas, et selle pakutava sidekiiruse taha asi ei jää. Ja nüüd operaatori neutraalsus on siis see koht, kus seda teenust kliendile, lõppkliendile saavad kasutada erinevad operaatorid. Täna on meie võrgus juba 11 sideteenuse pakkujat. Osad neist on loomulikult meile kõik 3 suurt tuttavat, aga on ka väiksemaid ja lokaalsemaid ja spetsiifilisemaid teenusepakkujaid, kes kasutavad ka meie taristut siis oma teenuse pakkumiseks enda klientidele. Ja ma olen kasutanud sellist lihtsat näidet nagu ka elektri puhul siis nagu jaotusvõrgu näide, et elektrit me saame osta erinevatelt pakkujatelt, aga see viimane juhtmejupp, mis meile siis selle liitumispunkti selle energia toob, on ikkagi nagu võrgu oma. Ja see operaatorneutraalne sidevõrk on natukene sarnane, aga nüüd selle vahega, et kui elektrivõrgu puhul selle tariifi määrab riik läbi nagu regulaatori, siis meie peame oma hinnastamisega olema ikkagi väga nagu iseseisvad ja ettevaatlikud selleks, et operaatoritel säiliks huvi meie võrgu peal ka oma teenust kasutada, teenust pakkuda. Ja sealt tulenevalt siis on ka see edu jõuab klientideni just sealt kaudu, et tal on tegelikult reaalne võimalus selles võrgus valida konkreetne operaator, kes talle teenust pakub ja paratamatult kliendi võit ja operaatori jaoks mitte võib-olla nii hea olukord ongi, et seal on pidev konkurents. Iga hetk võib klient valida järgmise operaatori, kes teeb talle siis kas parema või sobivama pakkumise. Siis selle võrgu arendamist me teeme ka uusarendustest, mis tähendab siis seda, et sel hetkel, kui arendusala muud taristut rajatakse, siis me oleme seal loomulikult juhul, kui see arendaja on huvi üles näidanud ja oleme kokkuleppele jõudnud ka oma võrku seal ehitamas ja eelkõige on siis selle märksõna on ikkagi nagu ühisehitus ja ühiskaeve, et lihtne teadmine, et kõiki võrke ja infrastruktuure koos ehitades on summa summarum odavam kui igat ühte eraldi rajades. Ja selliseid arendusi on meil juba 10 täna, kus me oleme kaasas. Ja nüüd veel korraks nagu hüpates tagasi selle tehnoloogia juurde, et mis siis ikkagi nagu selle konkurentsi tagab ja miks me seda asja tahame teha, on just see, et kõik me teame siin nendest erinevatest mobiilivõrkudest ja G-dest, täna me räägime 5. G-st sidevõrkude osas mobiilidel või üle õhuvõrgus, aga lihtne probleem või küsimus on see, et raadioeeter on siiski lõpliku ressursiga asi. Sinna ei topi nagu lõpmatuseni seda sidemahtu juurde. Ja võib-olla me tavakasutajatena seda ei märka ja ei adu, aga tegelikult ikkagi iga mõne aasta tagant see andmemaht, mida liigutatakse üle võrkude ja ka lõppkasutajate juurde 2-kordistuvad. Ja mingil hetkel lihtsalt ei ole ka need olemasolevad ja raadiovõrgud, mida operaatorid siis kasutavad, valmis igal pool seda läbilaskust pakkuma ja selle tõttu ka operaatorid siis ka oma äri nagu jagavad sellisena, et seal, kus on põhjendatud kasutada raadioeetrit, kasutavad nad seda, aga kus on mõistlik minna kliendi juurde läbi optika, on nad huvitatud
selle võrgu kasutamises ja oma klientideni jõudmiseks meie kasutamisest. Ja seal on veel rida teisi asju ka, alates sellest, et energiakulu ja investeerimisvajadus, ütleme, et raadioseadmeid tuleb ikkagi mingi 5 või 10 aastase regulaarsusega vahetada, neid järjest uusi kas juurde panna või olemasolevaid välja vahetada. See on täiesti arvestatav kulu ja teiseks on seal ka alati kaasas energiakulu. Alati selles tugijaamas või tugikohas, kuhu siis raadioseade on pandud, on vaja toidet, nad kulutavad elektrienergiat ja lõppkokkuvõttes sinna tugijaama peab ka jõudma mingisugune meedium ehk optika. Ehk et seal on ka lihtsalt operaatorite jaoks täiesti ratsionaalne valik oma nende suurte klientide poolt oodatud ja tarbitavate suurte mahtude liigutamiseks kasutada kiudoptikat. Ja lõpuks ka puhtalt energiatarve, et kiudoptika meeldiv eelis on see, et iga džaul, mis sellest optika kiudu lastakse, see jõuab tegelikult ka kliendi juurde. Mitte nagu raadioeetris, mis tegelikult hajub nagu suures osas võrku ära, mis on päeva lõpuks on ikkagi jälle kulu operaatori jaoks, ta ostab selle energia, eks ole. Siis siin on meil nüüd juttu ka nendest meetmetest, et jälle korraks tagasi hüpates, et Enefiti kiire internetivõrgu arendus sai ka alguse tänu sellele, osaliselt tänu sellele, et riik tõi välja toetusmeetme, tagamaks ühendus siis nendes kohtades, kus täna on ühendusega probleem ja Enefit sealt kaudu oma tegevust alustas sidevõrkude osas. Ja tänaseks on siis neid erinevaid toetusmeetmeid riigi poolt välja tulnud juba 4 ja hetkel on ettevalmistamisel 5. meede. See on siis ERF-i Euroopa rahastust. Seda on kokku 45 miljonit eurot, mida Eestisse plaanitakse selles osas toetusena anda. Ja kui nüüd eelmistes toetusmeetmete puhul oli ka näiteks kohalikel omavalitsustel võimalik kaasa lüüa selles nii-öelda disainis, et mis aadressid, kus kohta neid toetusi võiks saada, siis me ei tea, täna küll seda määrust veel hetkel väljas ei ole, loodetavasti see aasta tuleb, aga kas on seal ka loodetavasti mingi osa siis antud kohalikele omavalitsustele, et kuidas nemad suunaksid nagu enda territooriumil seda toetuse kasutamist, siis me oleme alati hea meelega valmis nõustama ja abistama selles osas, et kuidas seda kõige mõistlikumalt teha, nii et see kõige rohkem kasu tooks teie omavalitsuste elanikele. Ja nüüd, mis puudutab siis seda arendusaladel ehitamist, et järjest enam see hakkab jõudma ka tegelikult regulatsiooni. Seal on selline taustal meede nagu Gigabit ühiskond Euroopa Liidu nii-öelda plaanides ja meetmetes. Ja tõenäoliselt lähiajal jõuaks see planeerimisseadustes seadusandlusesse, mis siis määrab selleks soovitavaks või nõutavaks sidelahenduse viisiks ikkagi fikseeritud kaabli, antud juhul siis nagu optilise kaabli ja operaatori neutraalsena, et kui täna saab määrata nagu selleks sidelahenduse viisiks internetiühendus üle õhu, siis tõenäoliselt lähiajal see jõuab ka juba regulatsioonidesse, mis määravad selle ära, et see peab olema ikkagi fiksühendus. Ja võib-olla veel üks näide, mulle meeldib alati nagu praktiliste näidete vahelt najalt rääkida, siis mis on vahe siis selles, et kas ise ehitada ja omada võrku või see, et lasta seda teha võrguoperaatoritele. Et siin on lihtsalt praegu üks eluline näide, kus kohalikul omavalitsusel oli konkreetselt vaja ehitada, neil oli plaanis ehitada lasteaed ja seda ka varustada siis kiire internetiühendusega, et see tavalahendus ja lähenemine oleks siis see, et öeldakse selle ehitajale, et meil on vaja see sidelahendus siia saada. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et see ehitaja küsib, et kui palju kui ehitan 2-kilomeetrise toru, kõige lihtsamal ja odavamal viisil katsun sinna selle ühenduse tekitada, on formaalselt nagu nõue täidetud ja iseenesest võib-olla selles konkreetses kohas see asi ka töötab hästi. Aga tulemus on tegelikult see, et te olete saanud ühe vara omanikuks, mille osas tegelikult väga paljudel nagu haldamiskogemust ja praktikaid ei ole. Ehk et lihtsamalt öeldes, et kui see sidekaabel katki küntakse, siis selgub, et on vaja leida inimesed ja oskused, kuidas
kõigepealt see toru ära parandada, siis välja vaadata, kui palju on seal ära lõhutud seda optikat, siis tuleb seda optikat seal sees välja vahetada, siis selgub, et neid optikaid tuleb omavahel ühendada ja keevitada. Ühesõnaga, et see on nagu päris keeruline juhtum lahendada, kuidas see side seal ära taastada. Ehk et kas on soov ja tahtmine sellist vastutust kanda. Siis teine on see, et alati meie sidet ehitame alapõhiselt. Me vaatame ikkagi nagu seda, et see ühekordselt tehtav investeering või ehitus pakuks selle võimaluse liituda võimalikult paljudele. Et üks asi on see, et minna punktist punkti võib-olla läbi tuleviku arendusala, küll lahendab selle punktide vahelise ühenduse, aga nüüd kõik, kes seal kõrval on, nende jaoks ei muutu, ei parane tegelikult mitte midagi. Ehk et siis alternatiivina see, et mitte ehitada ise, vaid küsida liitumisvõimalust operaatori neutraalse sidevõrguga, siis sellisel juhul lihtsalt sellesse kalkulatsiooni tulevad kõik need kaasnevad kasud, mida meie saame pakkuda nendele teistele klientidele. Ja see tähendab seda, et võib-olla see liitumispakkumine, mis sealt kaudu tuleb, võib-olla isegi odavam kui see, mida see ehitaja lihtsalt küsib sel hetkel nagu otsast otsani jõudmiseks. Et siin tasub seda nagu silmas pidada lihtsalt oma nende ehituste puhul, kus ka sidet on vaja. Ja siis nagu lühikene kokkuvõte on nagu ikka see, et alati tasub taristut ehitada korraga. Side puhul on, ma ei räägi suurt saladust välja, et side puhul on võlu selles, et see materjali kulu on seal suhteliselt väike võrreldes kogu ehituskulust, et see võib-olla seal 40% tegelikult sellest kogu hinnast, kui tekitada mingi sidelõik, et kõik valu ja kulu on tegelikult selles ehituses ja kui seda osa saab jagada, siis tähendab seda, et see sidetaristu jõuab ka rohkemate inimesteni mõistlikuma kogu kuluga. Ja me oleme selles osas alati valmis lahkelt aitama, siin on minu kontaktid, aga küll me siis suuname maja sees edasi nende inimesteni, kes meil vastava teemaga tegelevad. Aitäh teile! Aitäh, Mait, põhjaliku ülevaate eest, et mõned ka küsimused sulle. Siin on üks selline küsimus, et milliseid koostöökohti näete omavalitsustega olukorras, kus vallana rajame uusi teid, kommunikatsioone, et võib-olla siis kordame selle üle. Ma kordangi jah seda sama, mis sai tegelikult öeldud, et see sama ühisehitamine juhtumitel, kui me räägime kas või kergliiklusteest või isegi ma ei tea, mingi veepuhastus seade kuskil, võib-olla ta ei pruugi olla isegi nagu kuskil väga hoonete lähedal või mis iganes, aga päeva lõpuks ka sinna tuleb äkki nende seadmete juhtimiseks mingi sideühendus luua ja kui me sealt kaudu kõrvalt saame ära lahendada, ma ei tea, 1 või 10 majapidamise sideprobleemi, siis see on ju võit kõikide jaoks, nii et alati tasub seda nagu konsulteerida ja küsida. Jah, et see oleks mõistlik küll, et teile siis saate e-maili teel või kuidas see... Kuidas iganes e-mailit küll me leiame inimese, kes vastab ja oskab seal aidata. Aga üks siuke suurem küsimus võib-olla, et millal jõuab kiire internetiühendus kõikides Eesti kodudeni? Ta jõuab siis, kui selle jaoks on olemas raha, on hästi lihtne vastu. Aga võib-olla mõni päev tagasi sattusid ka ise nägema, et Saaremaal on tegelikult Saaremaa vald on siis ära teinud päris tänuväärse töö, on teinud ära sideplaneeringu ja sellest oli seal ka natukene juttu AK-s. Digisaar on see sihtasutus ja osaühing, kes neil selle planeeringu ära tegi. Ja kui ma nüüd peast õieti mäletan, siis Saaremaal kõikide elamuteni jõudmine läheks maksma vist, kas oli 56 või 59 miljonit eurot. Et siin on, see on Saaremaa näide, et me võime selle laiendada see Eestile, eks. Eesti tasandil. Jah, nii et see on tegelikult, iga koduni jõudmine on kallis ja selge see, et seal tuleb mingisugune mõistlik joon kuskil vahel, et mingites kohtades tõenäoliselt jääb igavesti raadio. Igavesti raadio. Aga see on jah sellise, et raha paneb selle asja paika, et kui meie vaatame, et me oleme Saaremaal ise täna investeerinud võib-olla kuskil umbes 4 miljonit eurot siiamaani oma sidevõrku Saaremaal, nii et väga pikk tee on minna. Aitäh, Mait, sulle!